Tšauki tšau, kallid kuutarokad, mul on siis teile positiivseid uudiseid. Tegin siis ära Only Sam'i konto endale, saab hakata vaadata laivis võib-olla isegi alasti lugemisi. Lisan lingi siia ekraani ülesse nurka ka, kes tunneb siis huvi, võib vaadata. Aga tegelikult siis jah, tõesti on see 1. aprill, kui ma seda lugemist teile teen. Ja tegelikult siis vaatame kokkuvõttes üle, mida see aprilli esimene pool toob kõigile 12 tähtkujule. Tšauki tšau kõikidele jääradele, kindlasti visake ikka pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis siin jääral on tulemas lähitulevikus, pigem aprilli esimeses pooles. Ja päris huvitav, nägin sealt mingit ühte kurja kaarti ka enda arust. Kohe vaatame. Aga esimese kaardina muidugi tahab siin jäära jaoks kohe tulla välja müntide 10. Ja müntide 10, või kõik 10 on siuksed nagu uue tsükli kaardid, pigem siis nagu uus parem tsükkel peaks kellelgi hakkama. Võib-olla siin tööasjades, kuna mündid on nagu materiaalsed kaardid, samas küllus, viljakus, võib mõnikord tähendada ka rasedust ja mingit pereenergiat, et müntide 10 on alati ka hea siukses nagu pereenergias. Igal juhul justkui ütleb, et mingi uus tsükkel kas on alanud või peaks algama jääradel. Muidugi hästi tugev siin spirituaalenergia, teise kaardina väljas ülempreest rinna. Ja ülempreest rinna on siis rohkem siuke nagu spirituaalenergia, empaatiavõime energia, intuitsiooni energia. Ma ei tea, kas siin keegi võib midagi avastada, see võib olla seotud ka mingi saladusega, nagu keegi võib mingi saladuse siin teada saada põhimõtteliselt, aga see võib olla kindlasti ka siis siuke nagu eneseavastuse kaart, mingid spirituaalsed võimed, midagi selle taroga võib siin seotud olla. Ma ei tea, kas te olete ise taro lugeja või taro sõnumid hästi resoneeruvad, ei pruugi üldse minu videod olla, võivad mingid teised videod ka olla, aga mingi tugev spirituaal nagu energia ja teadlikkus või siis mingi salakavalus või enda nagu salakavaluse ärakasutamist võib tähendada. Et siin on siuke huvitav energia ja võtangi nüüd kolmandana selle kaardi, mis ma nägin, et on siin lugemises üks kuri kaart, mis lendas tagurpidi ja selleks on mõõkade 3. Ja lõpetab esimese rea ära jääradel siis mõõkade 3. Mõõkade 3-ga peab siin kindlasti olema nagu ettevaatlik. Et kui te olete vallaline inimene ja teie suunas tulevad mingid inimesed, siis peate kindlaks tegema, et nendel inimestel ei oleks mingit partnerit või mingit kahtlast tagamõtet siin. Et see on siuke pettuste, valede, saladuste kaart. Ja muidugi ta ei pea tähendama alati isikuid, et ta võib ka tähendada mingeid segavaid faktoreid. Et kui te olete suhtes olev inimene, võib see tähendada siis, et midagi võib nagu üritada suhte vahele tulla. Ei pea olema kolmas inimene, aga võib olla kolmas inimene. Et huvitav muidugi ja nüüd me alustasime seda lugemist selle müntide 10-ga. Ja see võib ka natukene öelda seda, et see võib siis olla mingi olukord minevikust. Et see on siuke mineviku südamevalu kaart ka mingitel puhkudel siis. Et igal juhul olge nagu ettevaatlik ise, aga samas on eriti hea see, et teil on see intuitsioonikaart ülempreest rinna siin kohe ees väljas, sest see on siuke kaart, mis ütleb, et te peaksite ära tunnetama, keegi üritab teile sõna otseses mõttes nii-öelda paska ajada. Et pole siin varem videodes ropendanud, aga mõtlesin, et on naljakas siin 1. aprilli puhul panna hullu. Aga vaatame, mida me teises reas näeme ja teist rida alustame siis mõõkade emandaga. Kindlasti jäärad see mõõkade emand võib siin olla teie enda energia. See on siuke iseseisva inimese energia, ta on tegutseja, enamasti siuke võidukas inimene, hästi taibukas inimene, mentaalne inimene, eks ju. Mõõgad võivad tähendada siin ka mingit suhtlust. Ma ei tea, kas te peate ise kellegiga suhtlema või keegi suhtleb teiega. Muidugi mõõkade emand üks miinuspool on see, et mõõkade emand on ise endaga liiga karm ja kuna ta on hästi mentaalne inimene, siis ta võib sinna enda olukorda nagu keerulisemaks mõelda, et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis see on teie energiajäärad. Muidugi samas ei ole välistatud, et see mõõkade emand võib siin olla siuke nagu austaja partneri või lähedase isiku kaart. Et tegemist on küll naisenergiaga, aga samas naisenergiat võib ka meesterahval mõnel puhul olla. Et kui on siuke spirituaal meesterahvas, siis kindlasti on ka seal mingit naisenergiat. Nüüd aga eelviimase kaardina tuleb siit välja jäärale sauad 9 ja see on tegelikult ülimalt positiivne arvestades seda esimese rea mõõkade 3, sest sauad 9 on mineviku vigadest õppimise kaart, mis ütleb, et te olete õppinud mineviku vigadest. Muidugi sauad jälle aktiivsus, loovus, kirglikkus, eks ju, tähendab seda, et peate siin ise tegutsema, aga ta ütleb ka nagu seda, et te peate nagu valmis olema, et midagi siin ei korduks. Et siin võib olla mingi võimalus, et mingi asi võib korduda, kui te ei ole piisavalt tähelepanelik või midagi taolist. Aga samas see kaart ütleb just seda, et te olete õppinud nagu vigadest, et siis ei tohiks seda nagu viga siin korrati, olge valmis lihtsalt tegutsema põhimõtteliselt, et sauade 9 on positiivne aktiivsuse energiakaart.
aga nüüd viimase kaardina päästab meil teise rea ära karikate 3 ja päästab selles mõttes, et esimene rida lüppas ju mõõkade 3-ga. Et nüüd tuleb siia kokku 2-3 ehk siis number 3 või 33 võib sinna olulist tähtsust hoopis omada jäära jaoks. Et võite, ma ei tea, internetti ka panna, mida võib tähendada, eks ju. Aga karikate 3 on pigem väga hea siuke nagu sõprussidemete kaart ja võib ka mõnikord rääkida nagu meeskonnatööst, aga pigem on ta siuke nagu pidustuste ja tähistamiste kaart. Et kas keegi on siin midagi saavutamas või on siin mingid sünnipäevad või midagi tähistatakse. Ja samas see on siis siuke positiivne emotsionaalne energiakaart ja võib siis tähendada karikate 3 ka seda, et te võite tutvuda mingite uute ja huvitavate inimestega mingite pidustuste või tähistamiste käigus. Aga vot siis ongi see, et see mõõkade 3-ga olge nagu ettevaatlik, kes teie suunas nagu tuleb. Samas nagu ma ütlesin siin enne, et see ülemprest rinna on hea, et siin on väljas, see annab siin nagu tunde, et tajute ära, mis inimesed on, mis inimesed, nii-öelda, jäärad. See oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite kindlasti jälgidagi Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sennidele ja kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, liitub peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Vaatame siis üle, mis siin sennile aprilli esimeses pooles on tulemas. Ossa ja see oli siuke tuline energia, et tahtis lausa sinna küünlasse veits lennata see esimene kaart ja mulle tundub, et see oli ka mingi sauade rüütli kaart. Aga see kaart jääb siin võib-olla hiljemaks, sest et meil tuli nägu ülespidi kaarte juurde. Muidugi tegelikult jah, võib-olla ikkagi võtan ta välja, sest ma nägin ära, mis ta on ja ma näen, mis on ka siin veel laual. Väga huvitav sennid teile alustuseks kohe välja sauade rüütel ja mõõkade rüütel. 2 kõige kiiremat rüütlit tulevad koos välja. Ütleme niimoodi, et rüütlid on tihti siis siuksed nagu austajate kaardid, aga need on siis mõlemad väga kiiresti tegutsevad austajad. Üks võib-olla natukene kirglikum, teine võib-olla veits mentaalsem, rohkem suhtlev. Et mõõkade rüütel on kindlasti siuke suhtlemise energia, samas ausus õiglus, aga mõõgad tähendavad ka nagu katsumusi. Et siin võib kellelgi olla mingi proovile paneva austaja energia, võib-olla te olete ise kellegi jaoks proovile paneva austaja, aga kellelgi on siin ka palju kirge, et need on 2 erinevat isikut, mulle tundub. Ja kütkestava kirgliku austaja kaart on siis sauade rüütel ja sauad võivad näidata siin ka mingit sportlikkust või head välimust. Jällegi tegutseja inimene, võidukas, hästi enesekindel, et sauade rüütli energia on siuke hästi enesekindel. Ma ei tea, üks neist võib olla ka tegelikult siis teie energiasennid, et kummas energiast ennast ära tunnete ja kui ei tunneta, siis on teil siin mingi valik ja võib-olla valiku annab meile ka 3. kaart, mis on siis senni jaoks sauade 2. Ja 2 on siis tõesti siuksed 2 vahel olevad kaardid, muidugi siin kaardi peal siis on näha, et inimene on ühest sauast haaranud ja teise on jätnud nurka, et väga võimalik, et siis keegi teeb siin ära mingi otsuse või valiku. Muidugi see on ka hästi liikuv kaart, see tähendab uusi algusi ja võib tähendada pikemaid vahemaid, mingit netisuhtlust, aga see on ka kindlasti siuke nagu reisimise, kolimise või mingi asukoha muudatuse kaart. Aga see on igal juhul mingi võimaluse poole nagu liikumine, et ma ei tea siis, kas teie või teie austaja või partner või keegi liigub mingi olukorra poole. Ja tegelikult on väga hea energia, siuke tuline ja tegelikult siin on ilmselt ka sennil, mille üle rõõmus olla, sellepärast et teist rida alustab karikat 9 ja karikat 9 on seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart, et teil on siin 2 saua esimeses reas, mis on siis tugevam siuke seksuaalenergia, et ma ei tea, kas siin tõesti mingid suhte siis energiad, igal juhul karikat 9 ütleb, et kellegi võib just nagu mingi soov täituda, et tasub siin siis unistada suurelt ja mis iganes olukord see siis kellegi jaoks on, et kellegi peaks siin olema nagu nii palju positiivseid emotsioone, et justkui tunne, et tema mingi soov või unistus on täitunud. Väga hea energia, eriti siuke nagu emotsionaalne energia. Ja nii, eelviimase kaardina välja siit anda siis ka kohtukaart või tähendab õigluse kaart, mitte kohtukaart. Huvitav, võib-olla siis kohtu kellegile tähendab siukest spirituaalset ärkamist ja uusi tõdesid ja minevikust lahtilaskmist, aga õigluse kaart on pigem siuke nagu positiivsete uudiste kaart ja muidugi kaart ütleb ka seda, et tuleb olla aus enne kõik iseendaga ja siis ka teistega. Mingist olukorrast, keegi võib siin nagu mingist olukorrast tulla välja võitjana, eks ju, et see on siuke, et kui teile kunagi tehti nagu ülekohut, siis ilmselt
te tulete sellest olukorrast lõppkokkuvõttes välja võitjana. Kui te olete ise kellelegi teinud ülekohut, siis võib vastupidi olla, eks ju. Aga põhimõtteliselt see on ikkagi siuke hästi positiivne kaart või võib tähendada just otseselt siis positiivseid uudiseid teie jaoks. Ükskõik, mis olukord seal on. Aga nüüd ikkagi tundub, et siin nende kahe rüütliga või mingite siis austajatega energia on sõnni jaoks, sellepärast et viimase kaardina tuleb siit välja karikate 7. Ja karikate 7 on selline huvitav kaart, et ta on suurte ootuste ja lootuste kaart. Ja ta räägib mitmetest erinevatest võimalustest ja pakkumistest, aga samas ta on siuke nagu hammustada saamise kaart ka, mis siis ütleb, et justkui kõik võimalused või pakkumised, mis teie suunas tulevad, ei pruugi nagu positiivsed olla, et teil tuleb teha siuke hoolikalt läbimõeldud otsus või valik. Ja samas ta ütleb siis, et kui te suudate teha nagu hea valiku, siis te suudate vältida mingit mineviku tsükli kordamist. Et siin võib olla kellelgi võimalus, et kui ta teeb vale valiku, siis võib korrata mingit mineviku tsüklit. Et siin kindlasti ei tasu liigselt nagu kiirustada. Et ma ei tea, mis energiat siin täpselt on, nagu siin on päris palju seda kireenergiat. Aga kui teete läbimõeldud otsuse ja valiku ja olete ise aus ja õiglane, siis peaks universum teie poolt olema. Sennid, see oli siis selleks korraks teie video, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin kaksikule tulemas aprilli esimeses pooles. Mis on kaksikule tulemas aprilli esimeses pooles? Vau! Okei, päris võimas algus siin ja tundub, et ka lõpp. Aga võib-olla siis kõige esimesena huvitaval kombel lendas siit välja meil lauale mõõkade baas. Kõik baasid on siis nooruslikud kaardid. Annan välja siit ka teise baasi, et 2 baasi lausa siin alustuseks siis välja kaksikule. Kaksikutele see 2 number meeldib, eks ju. Et siin võib paaris asju olla küll. Muidugi nüüd mõõkade oma on rohkem siuke nagu katsumuste või väljakutsete kaart või võib tähendada mingit hilinenud või natukene halbu uudiseid, pisikesi tagasilööke. Samas sauade baas on entusiasmi kaart, selline julguse kaart, mis ütleb, et kui teil isegi kunagi midagi ei õnnestunud, siis proovige nüüd uuesti, võib tulla parem tulemus, et olge julge ja tegutsege, võtke võib-olla väikseid riske. Muidugi mõlemad baasid, hästi nooruslikud energiad võivad tähendada mingeid uusi mõtteid või ideid. Samas võivad ka olla mõlemad siuksed nagu austaja energiad. Lapsevanemate jaoks võib-olla ka lapse energiad, aga rohkem siuksed nooremapoolse austaja energia kaardid. Et võimalusi nende kaartidega on, samas kindlasti, kuna mõlemad on hästi kiired kaardid, siis see tähendab siin seda, et võib-olla te peate natukene kiiremini enda olukorras tegutsema. Samas ma ei tea, kas siin liigselt tasub kiirustada, sellepärast, et 3. kaardina nägin, et lendas lauale keisrinna kaart. Ja keisrinna kaart on siis raseduse kaart, viljakuse kaart, et siin rasedusega võib-olla küll ei tasu nii-öelda kiirustada, tuleb ikka kõik asjad nagu ilusti läbi mõelda enne seda, aga see on hästi tugev naisenergia kaart siin, eks ju, et kui meil emandad või kuningad võivad tähendada mõlemat sugupoolt, siis see kindlasti räägib naisest. Et ma ei tea, kas see on siis kaksikut teie enda energia, võib-olla te olete ema või siis kellegi jaoks võib see tähendada ka nagu, et ema on siin lähitulevikus mingis tähtsas olukorras, võib-olla olete ise ema, eks ju, et nagu ma ütlesin siin, et sauad või need baasid võivad tähendada ka laste energiat, aga külluslik inimene, viljakas inimene, see on siuke nagu luksusliku elu nautimise kaart ka mingis mõttes, sest see on hästi sarnane kaart müntide 9-le, aga ta on lihtsalt hästi võimas, sest ta on suure arkaani kaart. Aga ütleme niimoodi, et meesterahvaste jaoks võib ta tähendada viljakat või külluslikku või ma ei tea, rikast austajat. Aga naistel on võimalik siin kindlasti endal saavutada see energia või siis tõesti mängib siin ema kellegi elus mingit tähtsamat rolli. Muidugi midagi siin varju ei tohiks jääda, sellepärast et teist rida alustame kaksiku jaoks võimsalt mõõkade ässaga. Et baasist sai justkui siis äss ja mõõkade äss peaks tooma alati selgusi ja lahendusi ja mõõkade äss ütleb ka seda, et kui siin on mingid illusioonid või mingid varjatud asjad, siis need asjad peaksid nagu välja tulema. Et see kaart ütleb, et olukord
olukorda peaks tulema selgus ja see on muidugi väga edukas ja väga võidukas kaart ka, aga eriti edukas on ta sihukeste nagu uute alguste puhul ja nagu ma siin baasidega ütlesin, et siin sauade baas eriti soovitab nagu midagi uuesti proovida või uuesti alustada, et mingi asi võib teie jaoks väga edukaks siis osutada, aga te peate tegutsema, et hästi kiire energia on see tegutsemise energia ja noh, ma arvan, et teil spirituaalsusega siin ei tohiks probleem olla, sellepärast et eelviimase kaardina tuleb siis välja ka ülempreestrinna. Ülempreestrinna võib tihti tähendada seda, et kas mingid taro lugemised resoneeruvad teil hästi või tajute mingeid asju nagu paremini, võib-olla tajute inimesi väga hästi või hammustate läbi, kui keegi üritab teile nagu valetada või midagi sellist, et see on niisugune teadlikkuse kaart, muidugi see on ka empaatiavõime kaart ja sihuke avastamise kaart, et keegi võib siin avastada endas selliseid võimeid või mingi taju siis, et jah, noh, muidugi see on sihuke kaart, mis ütleb, et te võite mingi saladuse ka teada saada, et siin ees oli mõõked äss ka, siis mõõked äss pidigi nagu avaldama asju, et väga huvitav kaksikud. Samas, aga viimase kaardina on kaksikute jaoks väljas sauade 8 ja sauade 8 on hästi kiirete arengute kaart, et siin esimeses reas oli ka sihuke nagu kiire energia, ma ei tea, kiire raseduse energia siis, eks ju, kellegi jaoks, aga kindlasti võimalik siis ka need emaenergiad ja nii edasi. Muidugi sauade 8, ta on hästi liikuv kaart või noh, kõik sauad, eks ju, on siis need aktiivsed, loovad ja kirglikud ja see aktiivsus tähendab nagu tegutsemist. Muidugi see tegutsemine võib paljude jaoks tähendada ka reisimist, et see on sihuke reisimise, kolimise, asukoha muutmise kaart ka või siis ta võib tähendada mingeid positiivseid uudiseid, et väga järsku võivad siis kellelegi mingid positiivsed uudised tulla. Igal juhul ülimalt positiivne nagu arengu ja energia, et kui siit lugemisest üldse midagi negatiivset saaks võtta, siis võib-olla ainult see esimene mõõkade baas, mis võib tähendada natukene nagu väljakutse, aga tundub, et siin väljakutsetele tuleb vastu minna, sest toimuvad mingid suured arengud ja läbi väljakutsete saame me ka ju areneda. Kaksikud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidu võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin vähile tulemas aprilli esimeses pooles ja tundub, et okei, siin nüüd läks paljuks, võtame need kaardid ära ja siis on tegelikult täpne arv. Nägin siit mingit kaarte võib-olla ennem ka, aga ma ei tea, kus positsioonil nad on, nii et jätame nii. Ja esimese kaardina muidugi ainukesena tahtis siin vähkidel ennast näidata Hierofanti kaart. Ja Hierofant on tegelikult spirituaalse abielu kaart või see tähendab mingit tugevat suurt sidet. Võib ka olla muidugi kellegi jaoks mingi tööleping, aga kindlasti see on ka sihuke abielulepingu kaart. Et igal juhul Hierofanti kaart ütleb siin teile, et teil on võimalik sõlmida siin tugevaid liite. Noh, kindlasti on ka sõprusliidud siin võimalikud, aga pigem ma arvan, et see on sihuke romantiliste liitude kaart või siis tööliitude kaart. Muidugi, aga teise kaardina anda siin välja siis vähile mõõkade 5 ja see teeb nüüd natukene ettevaatlikuks. Aga samas võib teile just öelda täpselt seda, mis siin öelda on vaja, et mõõkade 5 võib mõnikord olla sihuke salakaval kaart. See on sihuke pettuste nagu kaart ja see võib tähendada seda, et kas keegi räägib teid siin selja taga või siis üritab teile meelega mingit halba või vale nõu anda. Et te peate siin nagu ettevaatlik olema, et keda te täpselt nagu kuulate, et mõni inimene võib meelega teile midagi öelda, et teid aeglustada või enda teelt kõrvale nagu juhtida. Aga see võib ka olla sihuke nagu mineviku suhete või sidemete kaart, et eriti kuna siin on Hierofant ees, noh muidugi võib-olla see Hierofant on negatiivses energias, et võib-olla on kellelgi siin hiljuti mingi suhe või abielu isegi nagu laiali siis läinud või töösuhe ja keegi siis võib siin selja taga ka nagu halba soovida või justkui võib-olla see inimene nagu näeb, et teil läheb paremini ilma temata ja siis soovib, et teil ei läheks nii hästi või midagi sihukest. Et sihuke natukene kahtlane energia, samas aga on siin tulemas kolmanda kaardina välja karikate 2
ja vot see oli nüüd see, mis mul tegelikult esimesena mõõkade viiega see tunne tekkis, aga mul läks meelest ära selle seletamise ajal. Ja nagu ma ütlesin, siin alguses oli nagu hierofant ja see hierofant räägib mingist tugevamast sidemest või suhtest. Ja siin keegi võib üritada nagu mingite valedega siis ka mingi teatud suhte vahele tulla. Et see ongi see nagu vale nõu andmine. Ja nüüd siin kolmanda kaardina tuleb välja ka karikate 2. Karikate 2 on hästi tugev siuke nagu hingesugulus sidemekaart, hästi spirituaalse sidemekaart. See võib tähendada, et kokku saavad 2 nagu justkui täiesti erinevat inimest, aga samas nende nagu miinused ja plussid on siuksed, mis siis üksteist tasakaalustavad ja võivad siin luua siis 2 inimest hästi nagu harmoonilise sideme või suhte. Ja hästi palju siukest nagu emotsiooni energiat nende karikatega ja kindlasti ka siuke romantika ja energia. Aga te peate ettevaatlik olema selle mõõkade viiega, et keegi ei üritaks siin midagi siukest salakavalalt justkui. Nüüd aga teist rida alustame siis vähi jaoks müntide 3-ga. Muidugi nüüd number 3 suhteküsimustes ei ole väga head kaardid, aga meil ei ole tegelikult ju suhted armastusvideo seekord, et müntide 3 on siuke meeskonnatöö kaart, võib rääkida tööalastest arenemistest, aga kindlasti müntide 3 on ka siuke kaart, mis ütleb, et kui te soovite antud olukorras areneda, siis te peate tegema teiste inimestega nagu mingit koostööd. Et võib-olla te olete üritanud nagu ise kuidagi läbi suruda siin midagi, aga kindlasti müntide 3 ütleb, et on siin võimalik teha mingeid uusi plaane. Et selles mõttes positiivne rahaenergia siin selle müntide 3-ga tuleb sisse küll. Lihtsalt võib-olla kui on siin mingid suhteolukorrad, siis natuke on halb energia selle mõõkade 5-ga. Samas aga nüüd teeb asja põnevaks eelviimase kaardina sauade 3 ja on siis tõesti number 3 siin oluline ilmselt ja tuleb siis kas 3 või 33 vähkide jaoks midagi tähendab. Aga sauade 3 on alati siuke uue teekonna alguse kaart, et sauad on aktiivsed, loovad ja kirlikud, see aktiivsus tähendab nagu tegutsemist mingis kindlas suunas. Ja see kaart on ka väga hea siuke nagu ettenägelikkuse kaart või see kaart võib öelda siis, et justkui teie sisetunne või intuitsioon võib juhatada teid siin enda olukorras õigele teele. Et kellegi peaks siis mingi uus põnev suhe või side siin algama, mulle tundub. Et eriti kuna siin on see karikate 2 ja hierofant ka, et see on hästi tugeva siukse liidu või suhte nagu energia. Ja viimase kaardina on siin välja tulemas vähi jaoks tähekaart. Ja tähekaart tähendab meeletut potentsiaali, see tähendab arenguid, see on isegi siuke kuulsuse või tuntuse energia nagu kaart, et ma ei tea vähid, millega te nagu tegelete, aga keegi võib saada kuulsaks või tuntuks või see on universumi kaitsekaart ja nagu pooldamise kaart ka, et universum peaks teile nagu võimaldama uusi asju ja uusi arenguid ja ma ütlen, et siin on nagu lõputu potentsiaal kellelgi. Et see võib ka olla inimene, kellel on nagu siuke raske lapsepõlv olnud või midagi taolist. Igal juhul jah, meeletu potentsiaal, mingid väga tugevad liidud, aga jah, võib-olla siis kõige tähtsam teie jaoks vähid on ettevaatlik olla ja võib-olla usaldada ka enda sisetunnet, et kui mingid teatud inimesed tulevad teie suunas ja üritavad teid kuidagi nagu mõjutada või teie valikuid mõjutada, siis see võib-olla ei ole nagu hea märk, et nendel inimestel võib mingi negatiivne tagamõte olla. Vähid, aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mingi Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas lõvile aprilli esimeses pooles. Ossa ja tundub, et lõvi tahab väga võimsalt alustada, sellepärast et esimese kaardina lendas lõvile kohe lauda tähekaart. Muidugi nüüd siin võib olla siis lõvidel siuke teema, et on mingi kokkupuude vähitähtkujuga, sest et vähitähtkujuga lõpetasime just selle tähekaardiga. Ja tundub, et ta tahtis uuesti nagu välja tulla. Muidugi siin on üks teine kaart ka, mis siis vähi lugemises oli ja selleks kaardiks on siis hierofandi kaart, mis on välja anda siit teisena. Ja mõlemad on siis suure arkaani siuksed hästi tugevad kaardid. Et tähekaart räägib rohkem siuksest nagu potentsiaalist ja mingitest võimalustest ja valikutest ja universumi pooldamisest ja kaitsest. Samas hierofant räägib siukestest tugevatest spirituaalsetest võib-olla liitudest. Ta võib kindlasti olla abieluliidu kaart, aga võib ka olla mingi tööalase liidu või töölepingu kaart. Ja kellegil on siin nagu hästi suur siis potentsiaal, võimalus areneda meeletult.
ja noh, number 8 täht, eks ju, 1+7 ja Hierophant number 5. Ma ei tea, kas need numbrid kellegile võib-olla on olulised, samas aasta on meil 9, eks ju, et ma ei tea, ilmselt sihuke kahe vahel, et kas see on nüüd sihuke mingi suhteolukorra energia või see on pigem tööalane energia. Samas kolmas kaart ütleb, et võimalusi peaks siin olema igalt poolt, sest kolmanda kaardina on välja anda siis sauade 4 ja sauade 4 on liitude tähistamise kaart. Ehk siis tundub, et siin ongi võimalus lõvidel sõlmida mingeid hästi tugevaid liite, sidemeid või suhteid. On need siis mingid sõprussidemed, töösidemed või romantilised suhted. Et võimalusi peaks olema igalt poolt, aga kõige rohkem ikkagi sauade 4 on samamoodi sihuke nagu abieluliidu kaart nagu ka Hierophant, eks ju. Et siin on võimalik siis mingi abieluliit lõvil võimalik sõlmida või siis olemasolevas suhtes võib tähendada ka arenguid, võib-olla siis mingit kokkukolimist, abielu, rasedust, et suhte energia on tõesti siin hetkel tugevam kui see tööenergia. Ja noh, muidugi teist rida tahab siin lõvide jaoks alustada sauade 2. Ja noh, kahed on alati sellised valikuvõimaluse kaardid, kui valikuvõimalust on, siis see on ju tegelikult positiivne. Muidugi nüüd sauade 2 on rohkem selline nagu valiku ära tegemise kaart või otsuse vastu võtmise kaart. Et ta on siin haaranud ühest sauast, teine sau on jäänud sinna taha nurka, ta vaatab aknast välja kuhugi kaugusesse. Ja selle tõttu võib see kaart olla ka siis selline pikema vahemaa kaart või mingi reisimise või kolimise kaart. Või noh, mõnel puhul siin võib olla netisuhtlus uus ajastu, eks ju. Aga gloobus ja reisibuss on siin peal, et võib tähendada mingit kolimist, asukoha muudatust, midagi taolist. Väga hea positiivne sihuke liikuv energia, et 2 saua praegu järjest, kindlasti siis aktiivsus, loovus ja kirglikkus on siin lõvide jaoks tähtsad. Nüüd aga eelviimase kaardina hopsti tuleb lõvide jaoks välja müntide emand. Ja müntide emand on siis hästi stabiilse, turvalise ja hooliva isiku kaart. See on ka usaldusväärse isiku kaart ja võib tähendada head õnne, noh, sihukest jõukust ka või rikkust või viljakust isegi, eks ju. Viljakusena siis võib-olla rasedust, et väga hea sihuke külluslik energia, et siin on lõvidel kas võimalik siis endal saavutada sihuke hästi külluslik energia või on see siis sihuke austaja või partneri nagu energiakaart, et tegemist on naisenergia kaardiga, aga noh, naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval, et siin tegelikult on nagu võimalusi mõlemale poolele, eriti kuna siin kaardid räägivad ka mingite liitude tekkimisest, aga just siis selle tähega meeletu potentsiaal ja viimase kaardina lõvidele välja sauade baas. Ja sauade baas on sihuke julguse kaart ja võib-olla väikeste riskide võtmise kaart. Hästi sihuke entusiastlik energia, et sauade baas võib siin nagu öelda, et kui minevikus midagi ei õnnestunud, siis äkki proovige nagu uuesti ja võib-olla õnnestub paremini. Et see on sihuke tegutsemine, sauad jällegi, eks ju, et 3 saua, pooled kaardid on siin sauad lõvidele. Muidugi lõvidele selline tuline energia on väga omane ja sellisel juhul ongi siin see, et ühtegi negatiivset kaarti ei ole, et siin tuleb ainult tegutseda. Võib-olla ei tasu siin nagu suuri riske võtta, aga väikseid riske tegutseda ja läbi selle võite saada siis ise hästi külluslikku energiasse või kellegi jaoks kindlasti võib see olla siin niisuguse viljaka, turvalise, austaja, partneri energiakaart. Lõvid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin neitsile tulemas aprilli esimeses pooles, mis on tulemas neitsile. Päris huvitav on see, et tahab siin tulla kõikidele tähtkujudele välja seda Hierophandi kaarti või 3 tähtkuju järjest. Vähile tuli, lõvile tuli ja nüüd ka neitsile kohe suht alguses. Et vähil oli ta seal kuskil teisena, lõvil oli ka teisena ja nüüd liigub ettepoole. Neitsile esimesele kaardina välja Hierophant. Hierophant tähendab alati suuri ja tugevaid liite või sidemeid. Ma loodan, et see kellegi jaoks ei tähenda mingit tugeva liidu nagu purunemist või mingit tööalast olukorda. Aga enamasti ta on ikkagi positiivne kaart ja ütleb, et on võimalik sõlmida tugevaid liite või lepinguid, siis ka võib see olla, see võib abielulepingu kaart olla, aga töölepingu kaart ka. Et huvitaval kombel võib-olla on siin neitsidel kokkupuude lõvi või vähi tähtkujuga midagi võib-olla, aga noh, sellesse tähtkuju teemasse ei tasu nagu liiga kinni jääda mingisse ühesse tähtkujusse, eks ju. Aga teise kaardina, tuleb siit suurt arkaani juurde ja teise kaardina on neitside jaoks väljas kaariku kaart. Ja kaarik on tegutsemise kaart, ta on enesekindluse kaart või endale kindlaks jäämise kaart, et see kaart kindlasti ütleb, et kui te võtate vastu mingi
teete ära mingi otsuse või võtate vastu mingi otsuse, et sellisel juhul liikuge kindlalt selles suunas, sest ta negatiivse poole pealt võib tähendada justkui seda, et keegi võib meelega üritada teile nagu halba nõu anda või justkui nagu mingisse mineviku tsüklisse teid tagasi tõmmata, et see on natukene, kaarik on siuke kahe vahel oleku kaart, et siin on must hobune ja valge hobune, et üks võib olla siuke natukene must minevik, teine mingi helgem tulevik. Et vaadake, et ei lähe siin õnge või ei kuula mingeid valesid nõuandeid, et pigem tegutsege enda sisetunde järgi. Ja noh, see on täielik siuke enesekindluse ja võidukuse ja saavutuse kaart, et ma arvan, et kui te siin tegutsete, siis te olete enda olukorras edukad. Neitsid. Muidugi nüüd siin järgmise kaardina jällegi siis väljas mõõkades 7, mis tähendab natukene siukseid pettusi, valesid, saladusi, et peate siin jah, tõesti siis ettevaatlikult pisut olema. Samas mõõkade 7 ei ole kõige negatiivsem kaart, et ta positiivse poole pealt räägib nagu siuksest taktikalisest käitumisest või olukorrale teise nurga alt lähenemisest, et see kaart võib öelda nagu, et proovige läheneda mingi teise nurga alt ja te võite olla palju edukavam, kui te ise arvate. Et siin on vaja siis kuidagi nagu nutikalt võib-olla läheneda mingile teatud olukorrale või siis suhtele või sidemele, sest siin on see Hierofanti kaart alguses väljas. Samas nüüd tuleb siit sisse teise rea alguseks mingi mineviku energia. Neitsid on siin väljas teil mõõkad 9. Ja mõõkad 9 on natukene siuke ärevuse või stressi kaart, võib ta tähendada justkui nagu mineviku kahetsemist. Samas mingid hirme ka, mis võivad olla siin tekkinud tänu mingitele mineviku olukordadele, võib tähendada unepuudust või halb unenägusid. Noh, muidugi kui palju näete halb unenägusid, siis see ei ole nagu hea märk. See võib tähendada seda, et keegi üritab teile mingit halba energiat saata või siis magate pea põhja poole või midagi taolist. Aga ma ei tea, et see ei pea alati olema ka nagu teie energiakaart. Võib-olla siin, kuna siin üleval on Hierofant, et kui te läksite minevikus siin kellegiga lahku, siis võib-olla keegi kahetseb hoopis seda, et ta teist lahku läks, et siin võib natukene ka siuke energia olla ja sellega võib-olla peate ettevaatlik olema, et keegi siin negatiivne inimene ei üritakski teid nagu minevikku tagasi tõmmata siis või mingisse vanasse tsüklisse. Muidugi nüüd eelviimase kaardina on siin väljas neitside jaoks rippuv mees või poodu ka. Ja see tähendab natukene siukseid segaseid olukordi või segast meelt, võib-olla kellegi jaoks peapööritust on ju, et kindlasti see kaart ütleb, et kui te tunnete ennast kehvasti või kurvana või kurjana, et siis kindlasti see ei ole õige aeg vastu võtaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et see on rohkem siuke nagu maharahunemise kaart, et isegi kui teie ümber toimub nagu palju kära, siis üritage seda nagu vältida ja mitte lasta endast sellest häirida. Ja see on kindlasti siuke kaart, mis ütleb, et ei ole vaja siin liigselt kuhugi kiirustada. Aga selle lõpptulemusena tuleb neitside jaoks välja sauade 6 ja sauade 6 on võidukuse ja uhkustunde kaart. Ehk te tulete siit olukorrast välja mingi võitjana, sest sauade 6 ütleb, et see on siuke nagu konkurentsil ärapaneku kaart. Muidugi lavavalguse kaart ka, et ma ei tea, millega te tegelete, keegi võib siin saada millegiga nagu kuulsaks. Võib-olla läbi selle ikkagi see Hierofant võib tähendada mingeid töölepinguid, mingeid tööalaseid arenguid, sest otseselt siin ei ole nagu romantilist energiat, aga siin ei ole ka nagu tööalast energiat. Et siin on natukene mingid häma, mingeid asju minevikus, aga samas kaardid just soovitavad jääda kindlaks ja tegutseda edasi ja samamoodi sauade 6, aktiivsus, loovus, kirglikkus, eks ju, sauadega. Et see on kindla peale nagu tegutsemine ja olukorrast võidukana välja tulemise kaart ja uhkustunde kaart, et keegi saab siin tunda siis mingit positiivset rõõmu enda tulemuste või saavutuste üle. Et lihtsalt peab siin rahulikuks jääma ja mitte liigselt üle kiirustama ja läbi selle siis vaikselt arenema. Neitsid, see oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati siis jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin kaaludele tulemas aprilli esimeses pooles. Mis on kaaludele tulemas? Okei, põnev. Ja meil on siin vaja veel 2 lõpukaarti võtta ja 1 lõpukaart ja kiirelt olemas on. Muidugi siin 2 kaarti lähevad tagurpidi. Aga esimese kaardina tuli siin huvitaval kombel siis kaaludele välja hermiti või eraku kaart.
ja see on rohkem sihuke aja omaette veetmise kaart või puhkamise kaart. Enda sisemaailmaga tegelemise kaart kindlasti võib tähendada sihukest spirituaalset ärkamist, mingite tõdedele jõudmist. Võite avastada siin mingeid asju, võib-olla siis iseendas või mingites vanades olukordades võite ära tajuda, mis täpselt toimus. Et see on suur sihuke nagu avastuste kaart, aga ta mõnikord võib öelda, et selle jaoks, et neid avastusi iseendas teha, peab rohkem veetma aega nagu omaette, et võib-olla te olete teistele inimestele liiga palju enda energiat nagu välja andnud. Muidugi teisena tuleb siit aga kaalude jaoks välja müntide kuningas. Ja müntide kuningas on nüüd hästi sihuke stabiilse ja turvalise isiku energiakaart. Kindlasti usaldusväärne inimene ja samas see mündid ikkagi võib tähendada sihukest head õnne või rikkust või viljakust. Et väga hea raha ja energia siis tööalaselt kellegi jaoks võib tähendada arengut, et te võite ise siis minna sellesse müntide kuninga energiasse. Meesenergia kaart, eks ju, samas jällegi ma ütlen, et kui tegemist on siin mingite karjäärinaistega, siis tegelikult on seda meesenergiat nii meesterahvastel kui naisterahvastel, samamoodi nagu emandatega naisenergiat on ka siis nii naisterahvastel kui meesterahvastel. Et võimalusi siin selle kaardiga on mõlema poole pealt, et kas saavutate ise selle energia või on see siis tõesti mingi sihuke austaja partneri või mingi lähedase inimese energiakaart, aga kindlasti siis hästi sihuke nagu viljakas. Ja viljakusest rääkides räägime siis rasedusest ja kolmanda kaardina on kaalude jaoks siin väljas armastajate kaart. Ja armastajate kaart võib siis tähendada seda, et võib siin mingi raseduse energia tõesti kaaludel olla. Kui soovite pere laiendada või alustada, siis kindlasti võib-olla on see hea aeg. Kindlasti võib olla, see on naljakas lause, aga hea küll, panin lihtsalt enda mõtteist tähele seda praegu. Igal juhul armastajate kaart tähendab sihukest harmoonilist sidet, samas hästi kirglikud sidet. Et see võib olla hingesugulus side ka, eks ju, aga ta võib olla sihuke nagu kaksikleegi side ka või side, mis on üles rajatud füüsilisele kontaktile, et siis ei ole see päris kõige parem vundament. Aga kuna siin ees on nagu müntide kuningas, siis samas see peaks tähendama nagu sihukest usaldusväärset isikut. Et ma ei tea, kumb siis teist siin see usaldusväärsem isik on. Et huvitav, siin võib olla ka seksimaagia on midagi seotud kaalude jaoks, sellepärast et teist rida alustab siis maagikaart. Ja maagikaart muidugi, kui see on teie enda sihuke energia, siis see on ülimalt positiivne, sest maag ütleb, et teis on kõik olemas selle jaoks, et te saaksite olla edukas ja võidukas. Et siin tuleb lihtsalt tegutseda, tuleb suhelda, tuleb manifesteerida, siis öelda välja, mille te saavutate ja millest te vabanete. Ja kõige tähtsam on siis see usk ja just usk iseendasse ja enda võimalustesse, et inimene peab uskuma iseendasse ja enda võimalustesse. Et kui te tegutsete niimoodi, et te ise ka endasse ei usu, siis sealt ei saagi midagi head nagu tulla, et te peate tahtega tegutsema ja see kaart kindlasti siis ütleb, et on siin väga palju võimalusi kaalude jaoks, kui te ise teete vastavad sammud. Muidugi nüüd eelviimase kaardina tuleb kaaludele välja siis ka veel müntide 10 ja 10 on kõik siis siuksed uue parema tsükli alguse kaardid ja müntide 10 võib tähendada väga viljakat tsüklit. See on siuke väga hea pereõnne tsükli kaart ka tegelikult, et müntide 10 alati on hea olnud ka pereasjades, see tähendab ülimat küllust ja küllus on tegelikult ka siis ju armastuse energia ja mingi vana raskem tsükkel tundub, et siin kaalude jaoks saab läbi ja saab alata mingi positiivsem tsükkel. Muidugi kuna siin üleval on see müntide kuningas ka, eks, et armastajate kaart on ka, aga kindlasti paljude jaoks võib see olla ka siuke tööalaste arengute nagu kaart, et uuel tsüklil keegi siin tööalaselt siis areneb. Aga viimase kaardina tuleb välja siuke suhteliselt spirituaalne sauade 7. Ja sauade 7 on siuke endale kindlaks jäämise kaart või enda põhimõtete ees seismise kaart. Et sauade 7 kindlasti ütleb, et kui te võtate vastu mingi otsuse või teete ära mingi valiku, siis kindlasti te tegutsege selles suunas nagu edasi. Et ärge laske siin teistel või kõrvalistel inimestel nagu ennast liigselt mõjutada, et siin keegi võib nagu negatiivselt üritada teid enda teelt kõrvale tõmmata või midagi sellist. Ma ütlen, et siin see armastajate kaardiga, et keegi võib ka siin nagu füüsilise kontakti peale väljas olla ja siis sellega rikkuda teie mingit teekonda. Et te peate siin ettevaatlik olema, samas tegelikult ei ole siin ühelgi kaardil väga siuke nagu halb energia, aga hästi tugev spirituaalenergia, et hermit, maagia, sauade 7 tegelikult on kõik väga tugevad nagu spirituaalenergia kaardid, et ilmselt siin tuleb usaldada rohkem iseennast ja enda intuitsiooni ja see peaks ütlema siin ära, mis inimestega on tegu ja tõesti, kui siis teete ära mingi otsuse, siis tegutsege ja tegutsege enda järgi. Kaalud. See oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes soovib kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.
Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin skorpionile tulemas aprilli esimeses pooles. Ja päris kiiresti siin kaardid siis väljas ja tundub, et tuleb väga tugev lugemine. Nägin siin juba ära ka mingi üks kaart, mis siin ülevalt tagurpidi lendas. Muidugi esimest kaarti alustame siukse natukene blokeeritustundega. Skorpionid esimese kaardina on teil väljas mõõkade 2 ja see on blokeeritustunde kaart või ta võib tähendada ka kahe vahel olekut. Võib-olla teil on vaja siin teha ära mingi otsus või valik ja ei suuda nagu otsustada, võib ka olla siuke nagu natukene minevikus kinni olemise energia siin või siis mineviku hirmud võivad siin midagi nagu takistada. Aga väga võimalik, et siin see olukord teie jaoks lõpeb, sellepärast et teise kaardina tuli kohe nägul ülespidi siin müntide äss ja müntide äss on siuke ülima külluse kaart. Võib ta tähendada nii-öelda materiaalset õnne, aga samas küllus viljakus võib see olla raseduse energia, külluse energia on ka armastuse energia, et võib ka tähendada suhteid. Et müntide äss on siuke soovide täitumise kaart, et kellegi jaoks on ta nagu üllatuste või kingituste kaart või mingi materiaalse vara kaart, aga ma ei tea, võib-olla teie olete soovinud siin mingit nagu armastust või mingit arengut armastuses ja see kaart võib siis tähendada, et mingid soovid võivad tõesti siin skorpioni jaoks täituda. Et väga võimas energia esimese ässaga ja nagu ütlesin, siis nägin ära juba, et kolmanda kaardina saan siin välja anda ka teise ässa, mis on siis karikate äss. Ehk siis täna ässasid väga palju ei ole tulnud, et siin mõõkad äss kellegile ühe korra tuli, ei mäleta, mis tähtkuju see täpselt oli, aga nüüd skorpion võtab korraga 2 ässa välja ja karikate ässaga võib see tähendada mingit uut romantilist algust või mingites romantilistes olukordades arengut. Et arengutena suhetes võib ta olla siuke kokkukolimise kaart, abielu kaart, raseduse kaart, aga kindlasti vallalistele inimestele võib tähendada ta uusi romantilisi suhteid ja inimesi ellu ja positiivseid emotsioone, et siin on palju siukest harmooniat ja mingis mõttes ta võib ka kellegi jaoks olla raseduse kaart, eks ju, et siin müntide äss tähendab ka viljakus siis. Et võimalusi on palju ja tundub, et ei saa siin midagi väga halvasti skorpionil olla, lihtsalt tuleb teha mingeid õigeid valikuid ja võib-olla tuleb ka mitte kiirustada, sellepärast et teist rida alustame me rippuva mehe või pooduga ja see kaart tähendab seda, et võib siin toimuda korraga nagu palju asju ja see võib tekitada nagu segadust, aga kindlasti see kaart ütleb, et tuleks siis säilitada rahu ja selge mõistus ja kui te tunnete ennast kurvana või kurjana või ma ei tea, emotsionaalsena üldse, et siis see kaart kindlasti ütleb, et see ei ole õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et tuleb siin kõigepealt nagu maha rahuneda, et kindlasti see kaart ütleb, et tuleb teha läbimõeldud otsus või valik, aga ta ütleb ka seda, et ei tohi kiirustada selle valiku tegemisel. Et ei ole vaja siin kuhugi kiirustada siis, aga tegutseda on vaja kindlasti, sellepärast et eelviimase kaardina tuleb siit skorpioni jaoks välja jõukaart. Lõvikaart, jõud, üks minu lemmikuid kaarte ja tähendab see siis sellist võidukat energiat või ta räägib nii füüsilisest kui mentaalsest tugevusest, ta ütleb, et teis on kõik olemas, et te saate nagu hakkama, aga selle kaardiga ongi hästi tähtis nagu edasi tegutseda, et see kaart ütleb, et kui te ise tegutsete edasi, siis teil ei ole võimalust nagu kaotada, et ta nagu negatiivse poole pealt võib tähendada mingeid pisikesi tagasilööke või kaikeid kodaratesse, aga samas see kaart siis ütlebki nagu seda, et ärge pöörake liigselt palju tähelepanu nendele nagu negatiivsetele asjadele ja läbi selle te sõidate siis lihtsamini nendest asjadest nagu mööda või üle. Et siin ei tohi karta et siin tuleb nagu tegutseda, aga lihtsalt mitte liigselt kiirustada. Ja nii viimase kaardina on siin skorpionitele siis välja anda ka mõõkade kuningas. Muidugi nüüd mõõkade kuningas võib tähendada kindlasti kellegi jaoks siukest nagu austaja partneri energiat. Tegemist peaks olema siukse ennast kehtestava inimesega või hästi otsekohese ütlemisega inimesega. Et samas ta on nagu aus ja õiglane, aga paljudele see ausus, õiglus ja otsekohene ütlemine ei sobi, eks ju. Et kui te saate samastuda selle energia, siis see võib olla teie energia, aga vastasel juhul on see siis ilmselt mingi siuke partneri austaja või lähedase isiku kaart. Tegemist on meesenergia kaardiga, aga samas meesenergiat on nii meesterahval kui naisterahval, eks ju. Eriti kui on siuke nagu karjääri naisterahvas või midagi taolist. Aga see on sihikindel inimese energia ja kindlasti siuke enesekindel tegutseja, nutikas inimene. Mõõgad muidugi võivad tähendada siin ka mingit suhtlust, et skorpionid võite siis ka oodata või võib-olla teete ise selle esimese sammu, et hakkate kellegiga suhtlema ja läbi selle võivad siis need arengud teie jaoks alustada. Aga siin mõõkade 2-ga ilmselt on vaja teha ära mingi otsus või valik. Muidugi siin on kõrval 2 ässa, eks ju. Et väga võimalik on ka see, et skorpionid keegi siin teist peab valima armastuse ja karjääri vahel.
see oli siis selleks korraks Skorpionid teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanupp, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida mind Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin hamburile tulemas aprilli esimeses pooles. Mis on siin tulemas hamburile aprilli esimeses pooles. Ja tundub siin algust vaadates, et päris süke nagu kuri energia. Võtame ühe lõpukaardi ka ja jääme lootma, et see tuleb positiivne. Ja läks õnneks tagurpidi ka väga hea, niimoodi tahtsingi, et ta läheks, sest meil on siin täpselt 3 kaarti õiget pidi väljas ja peame hakkama neid vaatama. Ja esimese kaardina kohe nagu ütlesin, et tundus, et läks kurjaks, oli sellepärast, et esimese kaardina tuli nägu ülespidi välja mõõkade 3. Mõõkade 3 nüüd hamburile võib tähendada mingeid kolmandaid osapooli sidemetes või suhetes. Ükskõik siis, mis sidemed või suhted, sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed, võib seal olla segavaid faktoreid, võib ka tähendada kolmandaid isikuid. See on siuke pettustunde kaart ja siuke nagu hingevalu kaart. Muidugi tihti võib see olla ka siuke nagu mineviku energiat, väga võimalik, et minevikus keegi sai petta. Ja võis siin olla mingeid valesid või saladusi, sellepärast et teise kaardina on kohe siin hamburitele välja anda siis kuukaart ja negatiivse poole pealt tõesti kuukaart võib tähendada pettusi, valesid, saladusi, midagi sellist. See on siuke illusioonide võib-olla energia. Samas kuukaart ei ole nagu negatiivne kaart, et positiivse poole pealt ta tähendab nagu intuitsiooni ja mingite avastuste tegemist. Et siin ka keegi võis nagu teada saada siis mingi saladuse või avastada, et keegi on nagu petnud või valetanud või varastanud või midagi taolist. Et kuukaart muidugi nagu positiivse poole pealt soovitab siis usaldada enda nagu sisetunnet. Et sisetunne siin võib kellegile nagu öelda ka, et mingi olukord on kahtlane. Aga miks mulle just kõige rohkem tundub, et see on siuke nagu mineviku energia on see, et hamburitel on 3. kaardina väljas siin hermiti või eraku kaart. Ja hermiti või eraku kaart on pigem siuke aja omaette veetmise kaart. Muidugi siin võibki olla, et partner on kogu aeg ära, võib siin teha mingeid pättusi, eks ju, aga keegi veedab siin rohkem aega siis omaette või peaks veetma rohkem aega omaette. Et ühelt poolt muidugi hermiti kaart võib ka öelda seda, et te olete teistele inimestele liiga palju enda energiat välja andnud. Võib-olla keegi on siin kellegi armuke olnud, kellel on mingi suhe olemas olnud, et võib-olla te olite ise hoopis mingi kolmas osapool mingis suhtes. Aga see kaart kindlasti ütleb, et tuleb läbi teha siis mingi sisetöö, tuleb jõuda selgusele, mida tegite teie valesti, mis läks olukorras valesti, mida võib-olla keegi teine tegi valesti. Pigem tasub alati otsida vastuseid siis seal, et mis te ise oleksite saanud teha teistmoodi. Aga see on suur avastuste kaart ja siuke spirituaalse ärkamise kaart, et te võite mingite olukordade suhtes siis jõuda selgusele. Ja see on tegelikult väga hea peale seda mõõkade 3 ja kuu kaarti. Nüüd aga teise rea juurde minnes on siin hamburitele tulemas välja müntide baas. Ja müntide baas kindlasti võib tähendada mingit uut võimalust siin hamburitele ja see on väga hea siuke nagu võimaluse kaart, et see on natukene siuksest nagu võimalusest kinni haaramise kaart. Või müntide baas mõnikord üritab öelda, et haarake mingist võimalusest, see on teile kasulik, eriti materiaalselt või tööalaselt. Ja kindlasti see kaart tähendab arenguid, muidugi kellegi jaoks baasid on siuksed nooremapoolsed energiad, et võib ka tähendada, et tekib endal mingi uus huvitav idee või siis see võib olla siuke nooremapoolne külluslik või viljakas või heal järjel oleva nagu austaja kaart, aga just nagu nooremapoolne siis inimene. Et võimalusi selle kaardiga siin hamburitel on ja ülimalt hea tuleb nüüd eelviimase kaardina välja mõõkade äss. Mõõkade ässa täna ühe korra on lugemisest tulnud, ma ei mäleta, mis tähtkuju see oli, kaksik või vähk seal midagi eespool ja tuli siin just hiljuti Skorpionile 2 ässa, eks ju, aga see on alles 4. äss tänases lugemises ja tegelikult seda lugemist vaadates siis siia seda ässa just oli vaja just seda mõõkade ässa, sest mõõkade äss on siuke nagu selguste kaart, illusioonidest vabanemise kaart. Et see kaart ütleb, et kui siin mingid asjad on varjus olnud või ei ole olnud mingeid vastuseid või lahendusi mingitele küsimustele, siis need vastused või lahendused peaksid peagi teieni jõudma. Ja väga positiivne siuke edukuse ja võidukuse energia on ka siin kaardis. Et kui te olete mõelnud näiteks siin midagi nagu alustada või uuesti proovida võib-olla, siis see kaart just võib öelda, et vähemalt proovige, et mingi asi võib teie jaoks väga nagu edukaks siis saada. Et igal juhul tasub siin nagu tegutseda siis.
ja vau, aga viimase kaardina hamburid, põmm, paugutab välja teile kuradi kaardi ja kuradi kaart muidugi sinna hamburile ei ole nüüd kõige hullem võib-olla, sellepärast et hamburitele järgneb kaljukitse tähtkuju ja võib-olla kui te olete eriti veel siuke hambur, kes on siin napilt hamburi lõpus sündinud, siis sellisel juhul peaks see kaart tähendama teile mingit enda võimekuse nagu taastamist või saavutamist, aga muidugi see on ka siuke toksiliste sidemete ja suhete kaart, võib tähendada ka halbu harjumusi või sõltuvusi või mingit sukest negatiivset mõtteviisi või samamoodi illusioonide vangis nagu olemist. Aga kuna siin ees on nüüd see mõõkatäss ja see esimene rida oli ka siuke nagu kahtlane, siis kindlasti kui kellelgi on siin mingid halvad kavatsused, siis need asjad peaksid nagu välja tulema. Aga väga võimalik siis on hoopis see, et peale mingit selgust, et tõesti siin kaljukitse energiat on hamburitel sees, et võib-olla omandate siis hästi siukse võimeka nagu energia ja tulete välja mingitest mineviku muredest või probleemidest ja liigute siis uue eduka alguse poole selle müntide baasi ja mõõkatässaga. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida Instagramis. Ning vaatleme siis üle, mis on siin kaljukitsedele tulemas aprilli esimeses pooles. Hopsti ja tundub, et kaljukitsed tahavad tänast lugemist alustada väga heas energias. Ja vau, kõik esimesed 3 kaarti, mis nägu näitasid, on suure arkaani kaardid. Ehk siis ülimalt võimekas energia kaljukitsele täna. Ja kohe esimesena siis oli teil laual päiksekaart väljas. Kõige õnnelikum kaart Taro pakis, tähendab see kindlasti edukust või võidukust, siukseid uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi, väga positiivne sõprussidemete kaart, samamoodi töösidemete ja armastussidemete puhul, et igal juhul on see hea õnnekaart ja positiivsed emotsioonid, ülim positiivsus siis, et võib-olla suhtes olevatele inimestele ka võib ta tähendada järgmisi etappe suhetes, siin mingit siukest kokkukolimist, abielu või rasedust, muidugi vallalistele inimestele uusi siis suhteid ja kindlasti siis ka tööolukordades mingeid arenguid ja teise kaardina on siis kaljukitsel kohe siin väljas ka ülempreestriina kaart ja see on ülima siukse nagu teadlikkuse kaart, hästi tugev intuitsiooni ja empaatiavõime kaart. Et see kaart kindlasti ütleb, et tasub siin ise ennast rohkem usaldada ja tegutseda selle järgi. Te võite teha siin enesavastusi, võite ka avastada justkui mingeid spirituaalseid võimeid või te võite nagu tajuda paremini nagu inimesed, kui keegi näiteks üritab teile valetada, siis te saate väga hästi aru ja kui keegi on teiega tõene, siis võite ka nagu väga hästi aru saada. Muidugi see võib olla ka siuke nagu saladuste kaart või salakavaluse kaart. Ma ei tea, kas te peate siis enda salakavalust siin ära kasutama või saate te teada siis mingi saladuse. Igal juhul avastamiste tegemise kaart ja väga tugev spirituaalenergia, rohkem usku iseendasse. Kolmanda kaardina muidugi nüüd kaljukitsel väljas siis ka maailmakaart ehk siis tõesti väga võimekas suure arkaani esimene rida ja maailmakaart on siis suurest arkaanist kõige viimane kaart ehk siis maailmakaart tihti lõpetab ära mingid vanad tsüklid ja alustab mingeid uusi siis nagu hästi võimsaid edukaid tsükleid ja ta on nagu siukse edukuse ja võidukuse energia, aga maailmakaart kindlasti annab juurde igast valikuid ja võimalusi ja maailmakaart põhimõtteliselt ütleb, et terve maailm on teile nagu avanemas, et siin on nagu meeletult hea siis potentsiaal ja kaart ütleb, et kui te ise tegutsete, siis te olete ka edukas nendes asjades, mis te ette võtate. Ja vau, tuleb siia juurde, sellepärast et teist rida tahab kaljukitsede jaoks alustada sauade kuus. Ja sauade kuus on siukse võidukuse või uhkustunde nagu kaart, et ta võib ka tähendada lavavalgust. Et ma ei tea, millega siin kaljukitsed tegelevad, keegi millegiga võib siin saada ka nagu kuulsaks, sest sauade kuus on veits siuke nagu konkurentsil ära tegemise kaart või nagu võidukana olukorrast väljumise kaart. Muidugi sauad, eks ju, aktiivsus, loovus, kirlikkus, kindlasti peate ise tegutsema, võib-olla peate enda loovuslikku poolt siin mingis olukorras ära kasutama või peate tegema midagi, mida te teete nagu kirega ja läbi selle need arengud siis tulevad. Nüüd muidugi aga natukene ettevaatust rahaga kaljukitsed, sest on siin eelviimase kaardina väljas müntide 5. Muidugi müntide 5 kindlasti võib olla nagu mineviku energiakaart, et võib-olla minevikus keegi sai petta või kellegile valetati või kellegi tagant varastati, et see on siuke nagu
puudustunde kaart, hüljatustunde kaart, aga te peate ka olema siis hetkel rahaasjades natukene ettevaatlik, et ei lase ennast nagu ära petta, et keegi võib üritada siin nagu, võib-olla teil läheb materiaalselt väga hästi ja siis keegi üritab teilt nagu raha välja meelitada või midagi taolist. Et selles mõttes natukene peate ettevaatlik olema. Aga viimase kaardina tuleb siit sisse mõõkade 7. Ja nüüd huvitav, et see esimene rida oli nii võimekas ja teine rida algas ka hästi, aga nüüd need viimased kaardid natukene tekitavad siin kahtlust kaljukitsedele, sest mõõkade 7 on ka nagu negatiivses pooles siuke nagu varguste, pettuste, valede, saladuste nagu kaart. Et kindlasti viimased 2 kaarti ütlevad, et ärge laske ennast nagu ninapidi vedada, et ärge liiga kergekäeliselt usaldage inimesi või midagi taolist. Et just võib-olla siin raha asjades ka, aga noh, ütleme niimoodi, et mõõkade 7 jälle teiselt poolt on siuke nagu taktikalise käitumise kaart või olukorrale teise nurga alt lähenemise kaart. Et väga võimalik ongi siin see, et võib ka kaart soovitada, et kui vanasti läksid nagu raha asjadega asjad halvasti, siis võib-olla lähenege nüüd sellele olukorrale kuidagi teise nurga alt ja siis te olete nagu palju edukam, sest mõõkade 7 tegelikult ta ei ole negatiivne kaart, et ta on siuke vahepealne ja ta ütleb, et kui te võib-olla lähenete mingile olukorrale teise nurga alt, siis tuleb see nagu edukus teieni nagu kiiremini, sest esimene rida on väga edukas ja tegelikult teist rida alustasime ka sauade 6-ga, mis on siuke uhkuse või tähistamise nagu kaart. Et kui te olete piisavalt ettevaatlik, siis ma arvan, et ei ole siin midagi karta, sest juba päiksekaart, kui tuleb välja, siis peaks kõik olema teie jaoks positiivne. Kaljukitsed, see oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame üle, mis siis siin aprilli esimeses pooles on tulemas veevalajale. Kohe esimese kaardina siin siuke huvitav suur arkaan väljas. Nüüd muidugi teised kaardid üldse ennast näidata ei taha ja nüüd lõpuks siis üks veel. Aga esimese kaardina tõesti siis veevalajatel väljas kuukaart. Kuukaart võib negatiivse poole pealt tähendada mingeid valesi, pettusi, saladusi. Tasub natukene ettevaatlik olla. Muidugi see võib ka nagu kahe vahel oleku kaart olla, et võib-olla peaksin lahti laskma mingitest mineviku asjadest. Muidugi hästi tugev intuitsiooni energia, et tasub siin rohkem võib-olla sisetunnet usaldada, kui enda sisetunne ütleb, et siin mingi olukord on kahtlane, siis võib-olla tasub ennast rohkem uskuda. Noh, siuke kahepoolne kaart, et ei ole ei negatiivne ega positiivne, aga kindlasti kellegi jaoks võib tähendada siukseid nagu spirituaalseid avastusi. Muidugi nüüd teise kaardina on veevalaja jaoks siin väljas müntide rüütel ja müntide rüütel on siis nagu hästi aeglaselt liikuv rüütel ehk müntide rüütel kindlasti tähendab nagu kannatlikkust, et veevalajad siin kas teil või kellelgi teisel on vaja siin nagu olukorras kannatlikkust ja on vaja nagu vaikselt edasi tegutseda, sest müntide rüütel ta on küll kõige aeglasem rüütel, aga samas ta on kõige töökam ja kõige viljakam rüütel ehk igal juhul müntide rüütel tähendab siis nagu arengut, aga ta ütlebki, et arengud võtavad oodatust kauem aega ja noh, rüütlid on siuksed nagu austajate kaardid, et võib-olla siis ka mingil austajal või partneril võtab nagu arengu jaoks millegipärast kauem aega, aga kindlasti see areng peaks sealt nagu toimuma ja vau, võib-olla see järgmine kaart tahab meile öelda veevalajad, et see areng võib toimuda hästi suur, sellepärast et kolmanda kaardina on siit välja anda keisri kaart ja keisri kaart on nüüd 100% meesterahva energiakaart, et see on mingi võimekas meesterahvas, see võib ka kuulus või tuntud inimene nagu olla, et inimene, kellel on hästi palju nagu võimu või kelle sõnad on võib-olla hästi tähtsad või midagi siukest, keegi võib teile nagu head nõu anda. Muidugi müntide rüütel oli siin ees, eks ju, et see võib ka olla siuke nagu ülemuse mingi võimekas energia, aga sellisel juhul peaks siin olema nagu midagi positiivset ja noh, kuna see on siuke hästi mehelik või isalik siis energia, et see võib ka tähendada, et isa võib siin nii-öelda veevalajate elus siis lähitulevikus mingit tähtsat rolli mängida, et võimalusi selle kaardiga on nagu palju, kindlasti meesterahvastel on võimalik siis endal siuke võimekas, stabiilne ja turvaline energia saavutada, samas naisterahvaste puhul võib ta tähendada siis ka siukest stabiilset ja turvalist austajat või partnerit, et võimalusi siin on igalt poolt ja vau, nüüd teise rea esimeseks kaardiks võtame veevalajatele välja sauade ässa, see on tänases lugemises vist 5. äss ja esimene sauade äss, mis üldse on välja tulnud, see näitab
näitab kindlasti tugevat enesekindlust. Muidugi sauadega, eks ju, tugevam seksuaalenergia, sauad tähendavad aktiivsust, loovust ja kirglikkust. Ehk igal juhul on see sihuke tegutsemise kaart, entusiasmi kaart, eks ju. Ja kaart ütleb, et olge julge, tegutsege ja see toob teile kaasa edukuse või võidukuse. Ehk siis ükskõik, mis olukord siin on, kui te tegutsete, siis te peaksite olema hästi edukas ja peate jääma endale kindlaks või enesekindlaks siis. Muidugi nüüd eelviimase kaardina on siin tulemas veevalajatele välja Hermiti või Eraku kaart. Ja see kaart võib-olla räägib ka sellest, et kas te olete pidanud veetma või peaksite natukene rohkem veetma aega oma ette. Et ta mõnikord võib öelda seda, et te olete teistele inimestele liiga palju enda energiat nagu välja andnud. Ja siis see kaart nagu ütlebki seda, et võtke rohkem aega iseendale, tehke enda sisemaailmaga tööd. Siin on võib-olla mingid minevikus läbi töötamata asjad, kuukaardiga võib-olla olid mingid pettused, valed minevikus ja need asjad tuleb ennem läbi töötada, kui siis areng saab edasi minna, et võib-olla praegu sellepärast ongi aeglane areng teie jaoks, et mingid asjad on veel natukene nagu läbi töötamata, aga Hermiti kaart tähendab alati ka selliseid avastusi või selgusi, et see on selline spirituaalse ärkamise kaart, et te võite siis enda olukorras jõuda nagu selgusele ja tänu sellele saategi siin tegutseda siis edasi. Muidugi nüüd viimase kaardina on siin natukene tulemas veevalajale ka pingeid, sellepärast et on siin väljas sauade 5 ja sauade 5 on selline nagu võitlemise või võistlemise kaart, et ta kindlasti võib siin tähendada natukene teie olukordades siis mingit konkurentsi, ta võib ka olla selline pisikeste nagu tagasilöökide või ärritavate sündmuste kaart, aga ta ei ole väga nagu kuri kaart, et jällegi ikkagi see sauad, see aktiivsus, loovus, kirglikkus, et see on selline mingi olukorra nimel tegutsemine, lihtsalt võib siis olla ka natukene konkurentsi, aga tasub siin nagu ennast lihtsalt negatiivsetest inimestest eemale hoida ja läbi selle siis võib-olla mingid nagu konflikte vältida. Ja kokkuvõttes ma siin midagi nagu väga halba ei näe, et siin võib-olla see konfliktid ja asjad ongi see, mis siin Hermiti kaardis ütles, et andke rohkem aega iseendale, et ärge üritage kogu aeg ennast kuhugi nagu võitlevasse keskkonda panna või midagi taolist. Aga igal juhul jah, see meesenergia siin mängib ka kellelgi tähtsat rolli, on see siis austaja, partner või teie enda saavutatav energia. Igal juhul sauatähest lubab siin palju saavutada. Aga veevalajad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis siin aprilli alguses on kalale tulemas, aprilli esimene pool siis kalale. Ja kohe võib-olla siis kalade jaoks siuke võimekas energia siit väljas, nende enda energiakaart, muidugi veevalaja võib-olla tuli siit natukene enda energiaga lugemisse järgi. Seda on palju, ärme kolme võtame ühe lõpukaardi, üks lõpukaart kalale. Hea küll, ikkagi tuli 2, hea küll, jääb siis selle 2 peale, tuleb siit siis... siin on 3 isegi, oi, läheb paljuks siin kalad, hea küll, viimane tähtkuju teeme ära, onju. Aga kohe siit algusest tuli tegelikult võimekalt välja ka see kuu energia, kuu kaart on siis kala enda tähtkuju nagu energia ja ta räägib intuitsioonist ja spirituaalsest justkui tajust. Muidugi negatiivse poole pealt on pettuste, valede saladuste kaart, et siin tasub nagu ettevaatlik olla, aga samas see kaart ütleb ka, et teie sisetunne peaks siin ütlema ära, mis on mis ja kes on kes. Ja teise kaardina kohe siit kaladele välja anda ka siuke karikate kuninga energiakaart. Ja karikate kuningas on kõige spirituaalsem kuninga kaart siis Taro pakis. Räägib kindlasti kaart intuitsioonist ja siuksest empaatia võimest. Muidugi see on ka siuke avatud meeltekaart, olukordade kainelt hindamise kaart, et see on hästi eluküps nagu inimene. Tegemist võib olla hästi emotsionaalse inimesega, aga see inimene peaks oskama väga hästi enda emotsioone kontrollida. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis see kindlasti ongi teie siuke spirituaalne energia. Samas ei ole välistatud, et see on siuke austaja, partneri, lähedase isiku energiakaart, et tegemist on meesenergiaga, samas meesenergiat on nii meesterahvastel kui naisterahvastel. Et siin võimalusi on mõlemale sugupoolele ja mõlemale sugupoolele on võimalused ka igasugused sõprused, sellepärast et 3. kaardina tuleb esimesse ritta
karikate 3 ja see on hästi hea sõprussidemete kaart ja ta võib ka muidugi tähendada mingeid pidustusi või tähistamisi, et ma ei tea, mingid sünnipäevad, asjad, midagi siin on tulemas ja ta võib ka öelda nagu seda, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus te võite tutvuda mingite uute ja huvitavate inimestega, kalad. Muidugi nüüd aga teise rea alustuseks on teil siin väljas mõõkade paas ja mõõkade paas on siuke natukene nagu väljakutsete kaart, et ta võib tähendada mingeid uusi väljakutseid, et ta ei ole kõige positiivsem energia. Muidugi väljakutseid ei tasuks siin nagu karta, et tuleb neile vastu minna, tuleb läbi teha, läbi selle saame me areneda. Muidugi võib ta tähendada kellegi jaoks ka nagu siukest nooremapoolset proovile panevat austajat või mingeid hilinevaid uudiseid või midagi taolist nagu. Mõõgad on alati siuksed nagu suhtluse kaardid ka, et võib siin midagi olla seotud netisuhtlusega. Samas aga kohe järgmise kaardina on siit välja anda kalale lõvikaart jõud ja jõud tähendab kindlasti füüsilist ja mentaalset tugevust ja see kaart ütleb, et te saate tegelikult kõigega hakkama. Et ta võib tähendada jällegi seda, et võib tulla nagu pisikesi tagasilööke ja justkui nagu kaikaid kodaratesse, aga siis see kaart ütlebki seda, et ärge pöörake liigselt palju tähelepanu nendele nagu negatiivsetele asjadele, et läbi selle te nagu sõidate lihtsamini neist üle või ümber. Et põhimõtteliselt kaart ütleb ikkagi kokkuvõttes seda, et kui te ise alla ei anna, siis ei ole teil võimalust nagu kaotada. Ehk siis igal juhul, kui te tegutsete, olete te enda olukorras võidukad kalad. Ja nüüd kolmanda kaardina teise ritta, välja anda ka tähekaart. Ehk siis juba pooled kaardid, mis siin lauale on tulnud, on suure arkaani kaardid, väga võimas energia kalale. Muidugi tähekaart on meeletult suur nagu potentsiaali kaart, et see võib tähendada mingit väga suurt saavutust. See on siuke kuulsuse ja tuntuse energia ka, et kalad, ma ei tea, millega te tegelete, aga keegi võib siin olla kuulus või tuntud. Ja kindlasti see kaart ütleb, et on siin võimalik teil palju areneda ja ta on nagu siuke universumi pooldamise ja kaitsekaart ka ja ta ütleb, et universum saadab teile uusi võimalusi ja valikuid. Ja tähekaart siis ütleb, et kui te ise tegutsete, siis te olete ka enda olukorras edukas. Nii et igal juhul siin viimased 2 kaarti juba suure arkaanina soovitavad tegutseda edasi. Aga nüüd eelviimase kaardina kalad tuleb siit välja teile kuradi kaart. Ja kuradi kaart võib tähendada siin mingit kaljukiitse tähtkujuga kokkupuudet, aga nendesse tähtkujudesse ma kohe kindlasti kinni ei jääks, eriti ühte tähtkujusse, mis on kõige mõttetum. Ja kuradi kaart, ta võib tähendada siin mingeid negatiivseid mõtteviise või mingit ülemõtlemist, et võib-olla te teete iseenda olukorda raskemaks, et ta on siuke natukene illusioonide vangis olemine või hirmude vangis olemine. Samas ta võib tähendada ka toksilisi sidemeid või suhteid või inimesi, et neid peaks üritama siin kindlasti siis vältida, võib-olla ka mingeid halbu harjumusi või sõltuvusi, et siin kindlasti võib see kaart öelda, et tuleb ka mingite asjadega nagu piiri pidada, aga kuna siin on hea spirituaalenergia kohe alguses, siis ma tõesti arvan, et te tunnetate nagu ära, kui mingid negatiivsed energiad teie poole tulevad ja kokkuvõttes ei saa siin midagi halba olla, sellepärast et viimase kaardina on kaladele välja anda karikate 9 ja karikate 9 on seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart, see on siuke nagu soovide täitumine, ülim nagu rahulolu, hästi palju positiivseid siis emotsioone ja tõesti see kaart siis nagu ütleb, et tasub unistada suurelt, et ükskõik on see siis mingid tööolukorrad, sõprusolukorrad, armastusolukorrad, siis mingi olukord peaks teid tegema nagu nii õnnelikuks, et tunnete, et teie elu unistus või soov on täitunud. Vau, kalad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.